Ma pean ütlema, et mina ei saa üldse hästi aru, et miks sellest lähtutakse justkui eeldusest, et kui fosforiidi kaevandamiseks Eestis läheb, siis tuleb seda hakata tegema nii-öelda kontsessioonimehhanismi alusel. Ma ei ole kordagi kuulnud arutelu selle üle, et kas peaks seda käsitlema sellisel viisil või peaks seda käsitlema hoopis sellisel viisil, et moodustada riiklik aktsiaselts, mis hakkaks sellega tegelema ja jätaks sellest tulenevalt ka siis kogu kasu Eesti rahva hüvanguks. Et võib ju paralleeli korras mõelda näiteks sellisele olukorrale, et oletame, et Eestist ei oleks veel põlevkivi üldse kaevandatud, et Ida-Virumaal oleks kaevandust avamata, aga on uuringutega leidnud kinnitust, et meil on palju põlevkivi. Ja selle asemel, et moodustada Eesti Energia riiklik aktsiaselts ja hakata ise seda kaevandama ja seda väärindama ja sellest elektrit tootma, me ütleme, et aga teate, me hakkame ellu viima kontsessioonimehhanismi, mille alusel siis erinevad ettevõtted saavad hakata ostma kaevandamis- ja töötlemislubasid. Miks peaks sellele üldse niipidi lähenema? Aitäh. Ja mis puudutab nüüd kontsessiooni, siis kontsessiooni põhiline eesmärk on siis tõepoolest selgelt ära kaardistada, kui suurt rolli riik kogu siis maavarade kasutamise protsessis võtab. Ja seal selle väljatöötamiskavatsuse juures on selge eeldus, et me soovime, et neid tuleviku maavarasid Eestis kohapeal väärindatakse ja just nimelt selleks selle nii-öelda suunitlusega siis on ka uuringud, mis siis just praegu ka keskenduvad sellele, et millised need võimalused kohapealseks väärindamiseks on. Kui on soov seda teha puhtalt nii-öelda riigi ettevõtluse, riigikapitalismi vormis, siis neid arutelusid saab kindlasti pidada selle kontsessiooni eelnõu menetluse käigus. Aitäh!